kuna aeg surub peale, siis ma katsun hästi lühidalt teha, kuigi teema on väga intrigeeriv. Praegult on põlevkivi arengukava väljatöötamine, kus on 3 erinevat varianti vaatlusel, 15, 20, 25 miljonit tonni ja siin kohe märkuseks olgu öeldud, et need puhul me räägime geoloogilisest varust, kaubapõlevkivi saab rohkem seoses sellega, et me kaasame sinna ka lubjakivi ja nii edasi ja niiskus mängib rolli. Ja hetkel kehtib piirmäär on 20 miljonit tonni. Ettevõtete plaanid õli tootmisel, siin on nüüd 3 ettevõtet, Eesti Energia, Kiviõli ja VKG, siis need mahud on siin ilusti kirja pandud, mida nad tahaksid teha. Need on nende poolt avalikult välja öeldud numbrid ja nende numbrite puhul näete, et on kaubapõlevkivi on 30. aastal juba 33 miljonit tonni. Teiseldame ta kiiresti geoloogiliseks varuks, näeme, et piir on lõhki. Juba üle 27,5 miljoni tonni geoloogilist varu. Elektri tootmisel võtsime aluseks sellel PAU-stsenaariumil, põlevkivi stsenaariumil 20 miljonit tonni geoloogilist varu ja uttegaasi käsitlesime sealjuures ilma hinnata. Et kogu väärtus, mis põlevkivist tuleb, kandub üle õlisse. Selle eelduse tegime. Ja eeldasime, et põlevkivist õli, uttegaasist elekter. Ja vaatasime siis, palju me saaksime neid õlitootmisseadmeid selle stsenaariumi puhul sinna paika panna. Numbrid on nii kribud, et siit ei loe midagi välja, aga selge on see, et kuna Petroteri tehnoloogia puhul on investeerimisotsused tehtud, ehitused käivad, siis need on siia sisse võetud ja ainsana on jäänud siis vaadata, kui palju mahub sinna nüüd Enefit 280 tehnoloogia, mis täna veel küll ei tööta, aga lubatakse, et see kindlasti tööle hakkab. Ja siin on siis eri stsenaariumite puhul vaadatud, kui palju siis neid mahub ja kui palju on siis põlevkivi vajadus ja geoloogiline varu. Näete, et need mahuvad ilusti selle põlevkivi 15, 20, 25 stsenaariumi sisse nende arvudega, mis siin tabelis ilusti kirjas on. Siin on nüüd toodud kütteväärtuse kaupa nendel tehnoloogiatel erinevates stsenaariumites, siis kui mitu tükki. Nagu ma ütlesin, Enefit 140 on olemas, need töötavad, Petroterid on praktiliselt olemas, 25 miljoni puhul VKG lubab, et ühe panevad veel juurde. Ja siis Enefitid on vastavalt sellele 3, 5 ja 8, sõltuvalt siis palju on seda kivi. Ja näeme, et elektri tootmiseks jääb üle siis kuskil 4,16 kuni 4,86 miljonit tonni geoloogilist varu, mis vastab sellele jaamade võimsusele, palju nemad seda kivi vajavad, et töötada. See on Auvere ja Narva jaamade 8.11. plokk. Ja vaatame, mis järeldused me sellest teha saame, on see, et 15 miljonise tonnise geoloogilise varu puhul ja kui on see kaevanduspiir 15 miljonit tonni, siis saame ehitada 4 Petroteri, 5 Enefit seadet, kui me toodame ainult õli ja uttegaasist elektrit. 20 miljoni tonni korral on need numbrid siis vastavalt 4 ja 8 ja 25 miljoni tonni puhul on siis 8 ja 13. 3 saame sisuliselt 11 omast. Saame sisuliselt veel Enefiti 280 juurde teha. Ja kui me võtame nüüd liberaalse elektri tootmisstsenaariumi, kus siis kivisüsi asendame põlevkiviga, nagu te mäletate, oli seal mudel võttis sisse kivisöe, jõuliselt viime tagasi selle põlevkivi kasutuse juurde, ütleme, et asendame uuesti siis tagasi, et on põlevkivi kasutusel, siis on võimalik nende lubatud kaevemääradele vastavalt siis
15 puhul 3 Enefit 280, 20 miljoni puhul 5 ja 25 miljoni puhul 8 Enefit seadet ja vastavalt siis Petrotere 3, 3 ja 4. Sel juhul, kui meil on PAU elektri tootmine põlevkivi kasutamisega. Nii et sisuliselt kõik on võimalik. Nüüd on palju nagu riigi käes, kui palju ta siis usub nende õlitootjate plaanidesse ja palju nad siis vastavalt sellele kaeve piirangud peale panevad.